Tervist! Elva Nõia järjekordne vestlus siin Death Valley's, Arhailise Nõiduse pargis. Ja jällegi terve selle vestluse aja Arhailise Nõiduse park on tunda vaatajale 00 nüüd. Ja vestlus kestvuse kohta, inimese kestvus. Nii et ka Nõia kodulehel fotogaleriis on pilt pealkirjaga inimese algus, kestmine ja ots. Et seal pildil on näha inimese kuju selline, nagu ta tegelikult on tehtud. Et ta on üks taim, mis on anuma sees, poti sees kasvatatakse ja temast kasvavad välja viljad. Ja siis on küsimus sellest, et kas selline taim saab edasi kesta ja mismoodi ta saab kesta, seepärast et inimene ei ole loom, vaid taim ja talle on vaja, millest ta saab kasvatada vilju, mis on ette nähtud elusolendile. Et selle jaoks ta pidi vastama taeva Jumala tingimustele, milleks ta on loodud õigeid vilju kasvatama. Aga kui ta ise tahtis midagi muud ja väga kindlalt tahab ja pressib peale, siis ta hakkab kandma valesid vilju. Niimoodi ka, et need on nähtavalt nagu puuviljad, aga nad võivad olla mingisugused asjad siin, mida tundub, et omatakse nähtavalt. Need on endal küljes ka või enda lähedal, enda ümber. Ka haigused on sellised asjad, mis hakkavad vilja kandma. Et kui keegi on valesti teinud, endast valesti aru saanud ja tahab asju, mida tal ei pidanud olema, siis selle kohta tulevad valed viljata külge ja siis neid kisutakse ära ka, sest et ei lähe tarvis sellist taime, mis kannab valet vilja. Ta ei täida oma eesmärki. Nii et kui see taim saab kesta, siis niimoodi, et kui taeva Jumal, God of Heaven, ainu, kui tema annab taeva mannat, manna from heaven, siis niimoodi saab õigeid vilju kasvatada endast. Et ega ise ei saagi ennast ükskõik millega toita. Sest et kui kurjad viljad või valed viljad, sest kuri ta võib olla ka, aga valed viljad nad ikkagi on, ka ahnus, kadedus, ebaausus, valetamine, haigused, tervise puudumine. Kuidas oskab üks taim jääda haigeks? Tal on valed asjad, mida ta tahab ja kisub endale ja proovib kasvatada endast välja, et tal oleks neid enda ümber. Ja siis seetõttu tulevad ka haigused. Kuid säilida saab niimoodi ju, et kui mõeldakse ka enda igaviku peale, et mida tal elusolendil endal igaviku jaoks vaja läheb. Kui ta arvas, et need asjad siit, mis tal siin on, maised asjad, et neid kestab tal muudkui igavikus edasi ja need samad tema lähedased siin, et need kõik peavad olema tal kindlasti. Aga kui ei ole neid, siis seetõttu, et tal elusolendina ei pidanud olema neid asju, mis ta sai siin maailmas, et tal ennem ei olnud ja pärast ka tal ei saa olema. Aga kui ta arvas, et tal peavad need asjad olema, ta tahab saada neid, siis
ta ajas segamini taeva ja põrgu, arvates, et igavikuliselt tal on need haigused, need materiaalsed väärtused, mida kuskil mujal ei ole, ainult siin. Et siis ta pidi ju mõtlema selle peale, et kui ta soovis nendest asjadest vabaneda, vähemalt kergendust saada, sest valed asjad, valed viljad põhjustavad kannatuslikku eksistentsi, täis vaeva eksistents, sest väga raske on üleval pidada vilju, mida ei tohtinud olla, leida selleks aega, raha, millega neid üldse kasvatada. Kuid kui taevajumal, God of Heaven, ainu kasvatab ja kastab taevamannaga kedagi, et siis publikule, et see on näha nii 0-0 nüüd, kui on selline asi. Ja see on taevajumala käest tulev taevamanna. Niimoodi saab säilida inimene, et ta ei lähe kaotsi. Aga kui ta sai endast valesti aru ja kasvatas valesid vilju ja arvas, et niimoodi ta peab säilima ja ei meenugi talle elusolendi väärtused, et mis pidid olema kestvuse jaoks, et ta saab kesta, et siis see taevajumala kaste, millega ta kastab, see on kestvuse jaoks. Kuid kui keegi ei saa seda, siis ta ju unustab kõigepealt enda, mälestus endast kaob kõigepealt ja siis temast jääb järgi üks bioloogiline asi, mis natukene aega liigub siin, aga kellegile seda tarvis ei lähe. Nii et selline taim, mis läks kaotsi ja kadus ära, siis see kitkutakse sealt potist ka, nagu pildi peal on näha. See taim kisutakse välja, visatakse minema ja ei ole mälestustki, et keegi selline oli kunagi. Seetõttu enda kergendamiseks, et vabastada või lahti saada asjadest, mida ei tohtinud olla endal küljes, siis on kasu sellest, kui mõtleb inimene igaviku peale, et elusolendi asjad, mis viljad temal pidid olema, mis tal peavad säilima igavikuliselt, nagu teadvus, pühadus, au, positiivsete süsteemide nimekirja asjad. Aga siis on veel ka isegi asutuste kohta ka samamoodi, et ka need, kui nemad ei kanna head vilja, siis need asutused kiratsevad ja vinduvad ja kuivavad ja see, mis nad ette võtavad, on viljatu. Ja see lõhutakse laiali, sest kannavad valesid viljasid ja need lõhutakse ära. Sest valesid viljasid ei tohi kanda. Nii et kui kellegil on tagasilööke, siis seetõttu, et valed viljad olid küljes. Ja kui ta nendest ilma jääb, siis tal läheb kergemaks tegelikult, sest selline vaev on tal muidu nende viljadega, valede viljadega. Aga kui kellegil on õiged viljad ja ta on ka veel kastetud taevamannaga kestvuse jaoks, siis tal on ilus elu ja muresid ei ole. Maailm võib olla raske, aga maailm on eraldi. Temal endal, tema endas sees ei ole vastuolusid, ei ole mingisuguseid probleeme. Ja tal on endal meeldiv
ja ta ei tahagi asju, mis talle ei kuulu, sest et taeva Jumal ei ole talle neid andnud. Seetõttu ta neid ei soovigi üldse. Ja siis veel publikule, kuna see asi on nüüd selgitatud inimese kestvuse kohta, siis nõidus võimaldab inimese kestvusteadvuse algus 00 nüüd. Ja sellega seekord kõik ja uute kohtumiste ja vestlusteni jällegi.